Üks väga hea alustaja sõbralik harjutus reie tagaosa, tuhara ja alaselja treenimiseks ja natuke võib-olla reie esiosa ka on siis sangpommiga jõutõmme. Selleks, et seda alustada, paned sangpommi siia jalgade vahele, umbes paelte vahele põhimõtteliselt, jalad ilmselt õlgadest natukene laiemalt, varbad suunaga välja. Hiljem, kui seda harjutust teed, saad enda mugavuse järgi täpselt sättida enda asendit, mängid ringi, nii kuidas kõige mugavam on. Nüüd alla tulles, et sellest sangpommist kinni haarata, lükkan puusa taha ja põlved toon ka natukene ette. Peamiselt üritan läbi puusa liikuda, aga põlved liiguvad natukene ka. Sealt, kus puusa mobiilsus põhimõtteliselt otsa saab, tulevad põlved niimoodi ette. Selja üritan enam-vähem neutraalsena hoida, kui tahad rohkem seda jalgadesse jätta. Ja nüüd siit tõmbangi sangpommi ülesse, lükkan põlved sirgeks ja toon puusa ette. Ja nüüd alla täpselt vastupidi, lükkan puusa taha ja toon põlved ette tagasi, panen sangpommi maha ja ülesse tagasi. Ja ideaalis tegelikult, kui sa sangpommi maha paned, sa ainult puudutad õrnalt maad niimoodi, et sa seda täitsa maha ei pane, sest siis sinu lihased peavad rohkem tööd siin all otsas tegema, hoidma seda raskust ka siin all ja see teeb sind tunduvalt tugevamaks. Vaat selline vägev harjutus, mida soovitan teha.